Tere kõigile, kes vaikselt saabuvad. Me ootame nüüd natukene aega, enne kui me alustame, et inimesed saaks vaikselt sisse tulla, ennast sisse seada. Võite võtta tassi teed või kohvi endale kõrvale või veeklaasi ja kohe varsti hakkame siis Lennega rääkima. Aga praegu võtame paar minutit, sest et stiilseid hilinejaid on ka, nagu alati, nagu me oleme enne juba webinaridel näinud. Ja veel siia sissejuhatuseks see on Forward Space'i siis sinu sari. Et selles sinu sarjas on siis tänaseks nüüd 3. episood või 3. webinar. Ja esimene oli siis Erritiga, kus me rääkisime enesekindlusest ja teine oli Argoga, kus me rääkisime siis harjumustest, et kui te soovite neid ka vaadata, siis neid saab vaadata YouTube'ist. Forward Space'il on oma YouTube'i kanal ja seal on ka teisi ägedaid videoid teiste teemade kohta, kus me oleme siis minevikus webinare teinud ja sinna siis laeme aeg-ajalt uusi webinare ka ülesse. Ja meil tulevad inimesed juba päris hästi sisse, nüüd on siin juba päris hästi. Nii et nii tore, et meid täna on juba nii palju. Et siuke tore ilm on täna olnud minu arust vihm, päike korda mööda kogu aeg käib, et siuke väga eestilik suve algus. Ja palju üldse on osalejaid nimekirjas? Ma kusjuures täna isegi ei ole vaadanud, aga eilse seisuga oli üle 30, nii et neid arvatavasti veel tuli juurde. Nii et täitsa hästi. Piisavalt, jah. Ja vahepeal ma siin veel sissejuhatuseks ütlen ka, et kogu aeg saab küsimusi küsida. Et ma pigem vist jätame küsimuste osa lõpupoole, aga kui ka vahepeal on sellised teemakohased küsimused, mis võiks kohe ära küsida, siis ma proovin hoida silma peal ja proovime siis kohe ära küsida, kui ma jõuan jälgida niimoodi. Aga äkki 2 minutit on vast okei aeg ootamiseks, et kes veel jõuab, see jõuab. Nii et ma arvan, et me saame siit alustada. Ja veel kord siis tere õhtust. Mina olen Agnes ja ma esindan Forward Space'i. Ma olen Forward Space'i kaasasutaja ja tänasel hetkel vabatahtlik. Ja minu igapäevatöö on siis ettevõttes Patchtech, et ma tegelen muidu küberturbega ja turundusega küberturbes. Ja veel enne, kui ma Lennele sõna annan, siis ma kordan lihtsalt veel kiiresti üle, et mis siis täna saama hakkab. Et Lennega me räägime täna ärevusest, me räägime hirmudest ja me räägime imposter sündroomist, mis me siis leidsime, et eestikeelne vaste on petja sündroom. Aga me võime kasutada vast ka imposter sündroomi, kuidas jutu sees lihtsalt tuleb, sest et petja sündroom, see petja tuleb igalt moodi välja. Seda on... et vaatame, kuidas sellega läheb. Ja küsimusi võib küsida, võite kirjutada vahepeal, kõigil on võimalus kirjutada ja neid saab küsida nii anonüümselt kui ka enda nime alt, et siis kui soovite täiesti anonüümselt küsida, siis on täitsa okei. Et mis kellelgi endal soov on. Nii. Aga nüüd tere, Lenne. Aitäh, et sa oled siin täna ja olid nõus tulema rääkima. Mul on lihtsalt üli hea meel siin täna sinuga rääkida. Ma olen tegelikult nii kaua juba oodanud seda meie webinari, see nii kaua, kuni ma sain teada, et ma saan sinuga sellest rääkida. Et nii vahva. Kõigepealt ma palun, et sa natuke tutvustaksid ennast, räägiksid enda taustast, et millega sa igapäevaselt tegeled, lihtsalt natukene endast, et siis inimesed teavad, kes on Lenne. Jaa, sulle ka esiteks aitäh sulle Eglele, et te mõtlesite minu peale. Täpselt samamoodi, et kui me oleme juba siin eelnevalt natukene arutanud, et siis on hästi hea meel on, et ma saan jagada enda sellist kogemust ja selliseid nippe, et kui see tänane sessioon aitab kas või ühte inimest, siis on see meie mission accomplished. Yes.
Hästi lühidalt, ma olen pärnakas, kuigi tegelikult olen seto naine, aga olen niimoodi Pärnus üles kasvanud ja viimased 15-16 aastat tegelikult elasin üldse välismaal. Elasin Inglismaal, kus ma olen siis õppinud ja töötanud ja elanud ja kogenud hästi palju, mida ma saan nüüd siis nii-öelda Eestisse tagasi tuua. Ja hetkel ma arendan enda konsultatsioonifirmat ja just teemadel nagu vaimne tervis, mitmekesisus, neurodiversity, et aidata inimestel olla õnnelikumad ja tervemad ja aidata ja innustada inimesi hoolitsema nii enda füüsilise kui ka vaimse tervise eest. Nii et hästi selline huvitav aeg on, et siin Forward Space'is, kus ma siis pesitsen, on nagu nii süge inspireeriv ja täiesti fantastiline keskkond, et on nagu it's a pleasure to be back. Seda on hea kuulda. Ja rääkides huvitavast ajast, siis tegelikult praegusel ajal, kus ju toimub nii palju muutusi ja on ju paljude inimeste jaoks elus esmakordne kogemus selline, et sa peadki kas või kodus olema või töötamagi kodus, on suur keskkonnamuutus ja kõik see, et siis see kindlasti ju ka mõjutab meie vaimset tervist, et see on aktuaalne teema praegu. Ja ma arvan, et see on veel pikalt hästi aktuaalne teema, sest ma arvan, et kõik ongi need COVID-i tagajärjed ja kõik need muutused, mida ma olen pidanud läbi tegema, et nendega ma veel kõikide nende ärevuste ja depressioonide ja kõige selle vaimse tervisega ma veel tegelema aastad ja aastad, et palju asju meil veel tekib. Jaa. Aga meil ongi 3 teemat tänaseks. Meil on ärevus, meil on hirmud ja meil on siis impostor sündroom ehk siis petja sündroom. Et ma küsingi kohe esimese küsimuse siit, et Lenne räägi, mis see ärevus on? Et me kõik saaks aru, et mis see ärevus siis on? Jaa, no ärevus on, esiteks on see tunne, mida ma praegu tunnen, Sama. Hääled natukene värisevad ja hääled natukene värisema ja süda nagu põksub kiiremini ja et on selline tunne, et like keeping me on my toes, et nagu harvastel hoiab mind. Ma ei tea, kas eesti keeles on sellist ütlust. Aga üldiselt ongi nagu ärevus ongi, meil tekib nagu selline nagu ärev olek, et süda hakkab põksuma, et just nagu sellise teadmatuse ees. Et ma ei tea, kuidas meil täna see vestlus läheb, siis ma tunnen natukene sükest ärevust. Ja ärevusega ongi nagu see, et meil on nii-öelda süge positiivne, nagu hea ärevus, et kui mul sükest ärevust üldse ei oleks, siis nagu võib-olla ma nagu ei hooliks piisavalt sellest meie vestlusest. Aga siis teine süge ekstreemsus on, või teine süge osa sellest ärevusest ongi see, kui see ärevus hakkab muutuma nagu mitte tervislikuks, ehk siis juba nagu ohtlikuks. Et siis see ärevus on selline, mis võib-olla kimbutab sind juba mitu päeva enne näiteks mingit üritust, et ongi nagu reaalselt siuksed tunded, kus sa ei saa hingata ja sa ei saa magada ja sa kuidagi tunned, et sa ei suuda nagu olla selles nii-öelda selles hetkelises momendis, et hästi palju selliseid mõtteid käib peas ringi ja ongi selline süda põksub ja et selline, mis siis võib viia edasi sellistest tõsisemateks situatsioonideks. Ma tegelikult siinkohal ma kirjutasin just endale üles, et ma ei unustaks ära, et neid erinevaid ärevushäireid on tegelikult hästi palju. Mulle ei meeldi tegelikult seda kutsuda häireks, sest see on nagu, ärevus on tegelikult nagu hästi loomulik inimreaktsioon, et võib-olla me hiljem nagu räägime sellest ka, aga see on täpselt nagu see ürginimeste selline reaktsioon, et me tunneme, et me oleme ohus ja siis meil kohe tekib selline ärevus, meil keha hakkab tootma mingid hormoone, et me nii-öelda kaitseksime ennast, et tegelikult on see hästi, sellepärast mulle ei meeldi nagu öelda, et on nagu häire. Aga
on ju sellised tõsisemaid ja vähem tõsisemaid, et sul võib olla selline üldine ärevushäire, kus sa regulaarselt muretsed iga päev asjade üle, et sa nagu liiga palju lihtsalt muretsed. Et tihtipeale öeldakse, et mis see muretsemine sulle annab, aga sa lihtsalt, sa ei suuda, sul on kogu aeg mõttesse ja see on nii jõudselt nagu väsitav sinu jaoks. Siis on selline asi nagu sotsiaalne ärevus. Et just selline seltskonnas olemine või just enne, kui sa hakkad kuskil, näiteks lähed kuskile seltskonda või kuskile peole, nädalavahetusel meil oli Forward Space'i üritus ja eelnevalt ennem kui Kristina mind peale võttis, siis oli ikka juba selline ärevus, me käisin niimoodi ühest toa otsast teise, siis mõtlesin, mis ma nüüd veel ära teha saan. Ja see on kõik see, et see on selline tundmatu, et ongi selline tundmatu situatsioon, selline suur seltskond inimesi, et selline sotsiaalne ärevus. Siis on paanikahäired, et ongi, sul on lihtsalt mingi paanikahoog on täiesti nagu ilma põhjuseta, et mingi asi kuskil, mingi sõna või mingi tegevus või midagi nagu triggers sul selle ja siis sul ongi paanikahäired, et sa ei saa siis hingata või sa tunnedki, et sa nagu sured ära. Lambud ära või? Lambud ära, jah, täpselt. Siis on erinevad foobiad, kes me kardame lennata ja ämblikke ja see on ka ärevus. Siis on posttraumaatiline stressihäire, ma pidin seda eesti keelt tõlkima. Et siis sul tekivad need ärevushäired pärast mingit traumat, et näiteks lapsepõlved, meil on päris palju igasuguseid traumasid ja me võib-olla ei saa ka aru, et need on olnud traumad. Või siis isegi täiskasvanuna, et võib olla igasuguseid õnnetusi ja traumasid ja tänu sellele siis tekivad meil ärevushäired. Siis on obsessiivkompulsiivne häire ehk siis OCD, et on sellised korduvad käitumised ja mõtted, et kui sa lähed kodust ära, siis sa pead umbes 10 korda kontrollima, et kas sa nüüd panid selle tulekustu või pannud, sa keerasid ukse lukku või keerad või sa tõmbasid selle triikrava välja või tõmbanud. Siis on selline terviseärevus, et ongi, et nagu kinnised ideed on ju oma tervise suhtes, et sa loed mingid sümptomid internetist ja vaatad, mul vist on see. Ja siis tekib sellest. Siis on sellised keha väljanägemise häired, et ongi, et ta on häire siis, kui on ju sinu arvamus oma kehast takistab sind elamast elu ja igapäevaelu, et see ei lähegi konkreetselt õue, ei lähegi konkreetselt nagu inimest kokku saama, sellepärast, et see on lihtsalt see pilt oma kehast on sulle nagu nii häiriv. Ja viimane on siis selline lastevanemate selline ärevus, mis tekib kas siis nagu raseduse ajal või siis sellisel esimesel eluaasta puhul. Et selline laialdane, suht pikk vastus praegu küsimusele, aga ma arvan, et oli oluline nagu öelda, et laialdane. See on huvitav teada, sest et tihtipeale võib-olla kellegil võib olla mingit sorti ärevus, nagu sa mainisid ju päris mitut, aga ta ei teagi, et tal see on ja võib-olla ei oska tähele panna neid sümptomeid, mis sellele nii-öelda viitavad. Et selles suhtes on nagu hea teada, et milliseid erinevaid võimalusi on. Ja see muretsemisega, mulle tuli kohe meelde, kuidas eesti keeles on väga huvitav see, et me tihtipeale ju muretseme endale asju, et ma pean poest minema muretsema ühe leiva või midagi sellist, et mis loogika selles keeles on, et miks ma pean midagi muretsema endale. Et see on huvitav. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kui meil ärevus tekib, et mis siis toimub kehas või et kas on mingi füsioloogiline mingisugune muutus, sa ütlesid ka ajus, kas toimub midagi või on mingi keemia või kas kui erinevatel inimestel see tekib, et kas see on erinev, et mis seal kehas toimub sellel ajal, kui tuleb mingi ärevushoog peale? No füsioloogiliselt ongi, et aju annab, et see on nagu seotud selle meie ürginimeste päritoluga, et ta ongi, et sul annab nagu aju annab kehale märku, et näiteks kui on mingi stressirohke olukord, mida sa ei tea, et sul aju annabki märku, et sa oled ohus. Aga et isegi kui sa tegelikult sa ei ole ohus, aga see on nagu nii meie sisse vaata selline instinktiivne, et esimene instinkt ongi, et sa oled ohus ja tänu sellele hakkabki sul keha kohe tootma neid hormoone, kortisool ja adrenaliin.
et siis ennast nii-öelda kaitsta, on ju. Minema joosta. Jah, et siis ongi, et kas sa siis nagu kaitsed ennast, on ju, kas sa jooksed ära või siis kas sa nagu külmetud, on ju, et see on see, et siuke fenomen. Ja siis pärast vaata, kui mõnikord on sul olnud siuke situatsioon, et ongi, et kas sa siis oled nagu, ongi see adrenaliini siuke laks on ära käinud ja siis, kui see nagu möödub, siis sul nagu ongi siuke täiesti siuke, nagu siuke tunne ja siis näiteks väiksed värinad tekivad. Nagu väsimus või? Jaa, näiteks on ju koolis, vaata mäletad, ongi need eksamid ja see pinge, see kõik see ärevus ja siis, kui see kõik ära kaob, et siis füsioloogiliselt samamoodi, et pärast seda, kui see adrenaliin ja kortisool on seal kehas on ju lühiajaliselt olnud ja lühiajaliselt on väga hea ja väga normaalne ongi, et siis pärast seda hakkab keha nagu tootma neid teisi siukseid rahustavaid, et su nagu musklid ja või siuksed nagu lihased siis kõik nagu lõdvestuksid. Aga tihtipeale see ei ole, see on nagu siuke false, et ta on vale või et ta ei ole nagu, et ongi see, et see on see reaktsioon, mis tekib ja siis ongi see, et me peame ära tundma selle, et tegelikult meil on kõik okei. Et see on lihtsalt instinkt, on ju, ma ei tea, kuidas meil, ma ei tea, ongi, et sa lähed intervjuule, on ju, sa ei tea, kuidas sul on, sa tahad ära joosta, sul on nagu, ma ei taha hoopis minna sinna ja aga tegelikult on nagu kõik okei, on ju. Ja nagu sa enne mainisid ka, et on erinevaid tüüpi ärevusi, on ju, et kui rääkida nagu sellest, et aru saada, et mis mul siis võib olla, et kas need tunded, mis sa tunned ärevusega on ka erinev, et kas see on erinevas keha osas või kuidas erinevad inimesed üldse tunnevad ärevust erinevalt? No ongi, enamus inimesi või tegelikult kõik inimesed tunnevad ärevust nagu mingil hetkel oma elus ja kõik ongi, kõik on väga erinev. Et ongi, et ma räägin rohkem oma kogemusest, aga üldjuhul ongi, et kas sa siis tunned seda kuskil oma kehas, on ju? Hästi sagedane on see, et sa tunned oma kurgus näiteks, on ju, et kui sa et sa tunned, et sa ei saa, et vaata tihtipeale on ka see, et vaata inimestel läheb siit eest, läheb kõik on ju punaseks, see kael on ju. Jaa, mul läheb ka. Ja siis on kõht, on ju, et sa tunned, et on siukene nagu siukse natukene kõhukrambid, on ju. Siis teine on mõtted, on ju, mis sul peas on, et sul käib mingi miljon mõtet peas ja sul on kogu aeg see mingi mure, mis siis juhtub, kui ma ütlen seda, kui ma teen vea seal presentatsiooni tehes või kui mingi arst küsitleb mind ja ütleb, et ma tegelikult ei olegi üldse mingi meditsiinilise eksperdiga, kes ma olen, kes ma siin räägin, on ju, et siis on see muretsemine, on need mõtted, siis on need tunded, on ju, kus me tunneme seda kehas ja siis on see sellised füüsilised, et konkreetselt mul on situatsioone, mis praegu on väga naljakad. Aga konkreetselt on olnud sellised situatsioone, kui ma olen mingi networking üritusel või mingi konverentsil ja sa pead minema sinna rääkima inimestega ja sul on see ärevus on nagu nii suur, et sul konkreetselt terve keha lihtsalt tilgub higist. Ma mäletan situatsioon, kus ma seisan konverentsile, siis ma tunnen lihtsalt, ma mõtlen, mis asi see on, et mul ei ole palav, et siin on nagu air condition on ja et siuksed nagu, et esialgu vaata, kus see tekivad ja kus sa ei saa aru, mis see on, siis on nagu, et issand jumal ja siis kuna on see higis, siis mõtled, kas keegi näeb, on ju, ja siis veel rohkem ärevusse, on ju, et siuksed konkreetseid nagu tunnusmärke on, et see on nagu minu puhul on siuke üks, et ta võib olla päris siuke, ongi, et kui sa seda naljaga ei suuda võtta, on ju, pärast, et siis ongi, et see võib sind veel ärevamaks teha ja siis hakkadki vältima, on ju, siuksed situatsioonid. Ja see higistamine on mul endal ka selles mõttes, et ma saan nii hästi sinuga samastuda selles mõttes, et eks ma olen ise ka tihtipeale natukene liiga ärev, aga see on ka igasugused muremõtted ja igasugused asjad, mis siia nagu juurde käivad ja selle higistamisega on see ka, et lihtsalt tekib nagu mõte, et kas minuga on nagu miks minuga niimoodi on, et kas see deodorant ei toimu või mis toimub, et kui ma ei tea, et tegelikult see on ärevusest, et ma juba mäletan ammu, kui mul on olnud see, et siis ongi siuke tunne, et nagu mitte keegi ei higista niimoodi, ma ei ole ju midagi teinud, et siis kõnnidki niimoodi täpselt nagu sa kirjeldasid. Ja et keegi ei näeks, sest et muidu on veel hullem, on ju, et miks ta niimoodi higistab, mis tal viga on. Mis veel? Kõht on ka üks teema, on ju. Nagu me enne juba, kui me ette valmistasime, siis me saime juba naerda selle üle, et kuidas kõht läheb korrast ära lihtsalt suure ärevusega, on ju.
kõht on, vaata, ongi, mingil määral öeldakse, et kõht on see teine pea, on ju, et seal on nagu nii palju sellist tarkust, aga et kui ma praegult on ju mõtlen ka tagasi, et kui ma alguses mingi 3-4 aastat on ju tagasi, kui ma muutsin sellist karjääri ja siis äkitselt ma olin nagu hästi palju pidin tegema igast ettekandjad ja koolitusi ja see oli nagu nii suur samm minu jaoks ja konkreetselt mul oli 3 päeva enne kõht lahti, konkreetselt. Ma ei saanud magada, siis sa ei saa umbes süüa ja siis sul käib see pea, on ju, mingid mõtted käivad, sa tahad lihtsalt puhata ja sa ei saa mitte midagi teha, mitte midagi. Sa ei oska, siis sa ei saa alguses vaata aru, et kuidas nagu, sul ei ole neid nippe, et kuidas nagu toime tulla. Ja siis selleks ajaks, kui sa pead siis tegema seda ettekannet või koolitust, sa täiesti läbi omadega, sest sa 3 päeva oled sa umbes higistanud, kõht on lahti ja siis on mingi miljon mõtet, on ju. Ja siis kui kõik läbi on, siis sa lihtsalt vajud, sest sa oled nagu täiesti nagu niimoodi tühjaks vikstanud. See on ekstreemsus, on ju, see on juba siuke unhealthy või see on ebatervislik, see ei ole enam, see ei ole okei. Ja praegu siit tegelikult Urmet küsiski küsimuse selle, et millest tuleneb, et inimene jääb pingelanguse tulemusena haigeks. Aga siit saabki juba hea võrdluse tuua, on ju. Jah, see ongi see, et sa oled võib-olla see energia või sellel on kuidagi mingi scientific proof on sellel, aga ma ei oska sulle, selle kohta on tehtud see scientific research, aga mul ei tule praegu üldse meelde. Aga it makes sense on ju, sest sa oled täiesti nagu tühjaks pigistatud ja siis kõik see kaitse on ju, me kasutame nii palju energiat on ju, et näiteks õpetajad on ju, alati ju jäävad haigeks pärast näiteks seda kooli, enne kui kooli vaheaega. Tead, sellest on üks podcast, ma tuli meelde, ma Kaisaga rääkisin, mul õde Kaisa on õpetaja ja me rääkisime sellest, et miks jäävad inimesed haigeks, ongi see, et pärast seda sellist hästi pingelist aega me ei võta aega, et endast seda nii-öelda nagu välja lasta, et näiteks ongi, et kas me siis lähme koju on ja mida mina tihti tegin, oligi see, et ma põhimõtteliselt vajusin voodisse. Aga mida ma oleks pidanud tegema, ongi mediteerima või nutma või hingama või jooksma, et sa nagu kõik see, mida sa oled endas hoidnud, et sa saaksid selle välja endast. Et see on nagu üks põhjus, et miks me jääme haigeks, et me nagu see pinge jääb meil kõik sisse, et me ei lase seda välja. Just. Ja kui rääkida sellest kõhust ja veel higistamisest sinna juurde, siis võtle, kui palju su keha kaotab vett ja kõike seda on ju, et siis sinna, sa mainisid mõned korrad seda flight or fight reaktsiooni, et täpsusta seda natukene, et mis asi see on ja mis see ürgne aju seal juures on ja see? No see on tegelikult fight, flight or freeze on ju, et see on siuke inimeste, ürgajal on ju, kes me siis olime, küttisime ja mis seal olid on ju, et sellised hästi lihtsad sellised reaktsioonid, et ta on siuke instinktiivne reaktsioon, mis on meil kõik sisse ehitatud. Selline nagu algeline on ju siuke instinkt. Et fight, et ongi siis nagu mingites olukordades on ju, et kas me siis võitleme, kas me siis jookseme ära või me siis nagu külmume on ju, või ehk siis nagu me ei suuda midagi teha. Et siuke hästi tüüpiline, siuke traditsiooniline peretüli on ju, arutame mingit asja ja siis kui on ju palju mingid egosid on ka laua taga on ju, käib mingi fight, mitte keegi tegelikult üksteist ei kuulda. Siis üks pereliige või paar tükki ütlevad, ei, minu jaoks ei ole, ma ei viitsi teiega siin on ju. Ja siis on 3. pereliige, võib-olla näiteks laps on ju, sest lapsed hästi tihti ei oska ju enda eest seista, kes on siis täielik freeze, sellepärast et nad ei oska on ju. Et seda on hästi hea teada ja nagu tunnustada endale, sest me kõik teeme seda niimoodi automaatselt on ju, teeme seda, sest see on meiega kaasa sündinud, aga kui me tunnustame seda, siis me saame nagu võtta sammu kõrvale ja olla sellised objektiivsemad, et ongi, kui tekib näiteks mingi konflikt, et sa tead ära, et sul siuke naturaalne on fight, flight, freeze, aga siis sa tead, et tegelikult on siuke nagu assertive või selline nagu teistmoodi rahulik muudus ka on ja kuidas me saame reageerida. Et siis see on see, mida sa nagu pead rohkem nagu nii-öelda harjutama ja nagu praktiseerima, et see sul hakkaks nagu tulema paremini välja.
Aga see, miks me reageerime ja miks me jookseme ja miks me friisime, et see on nagu siuke, et noh, me oleme umbes sellega kaasa sündinud, aga see on, kui me teame, et me niimoodi teeme, siis see on meie otsus, et kas ma tahan niimoodi käituda või ma ei taha, sest tegelikult see ei ole nagu väga, noh, ütleme professionaalses maailmas, on ju, see ei ole ju nii-öelda professionaalne, et ja kui nüüd rääkida sellest otsusest, on ju, et kuidas siis sellel hetkel, et kas siis selles mõttes, et seda ärevust, kas me saame seda ennetada, et kas on üks hetk on nagu sa oled olukorras ja saad teha selle otsuse, aga kui minna nüüd nagu natukene laiemaks ja üleüldiselt just, et kas on mõni inimene rohkem nagu ärev, et kas on mingisugused isikuomadused või et kas on keegi rohkem tõenäolisemalt võimalik olla võimalusel, et tema ongi terve elu ärev inimene või mitte, et kas seal on mingi seos, et kuidas seda ennetada ja kas on nagu midagi kuidagi seal, et mõni inimene ongi ärev, mõni inimene ei ole, mis nende erinevus siis on või et kuidas see nagu saab tekkida? No ennetada, räägime, üks oli ennetada ja teine on see erinevus, on ju? Jah. Ennetada, no esimene samm ongi see, et näiteks kui sa täna siin kuulad seda webinari, on ju, et see järgmine nädal sa võtad enda näiteks eesmärgiks, et sa hakkad rohkem tähele panema, on ju, et millal sa oled ärev. Ja siis on igasuguseid erinevaid tehnikaid on, mida sa saad, on ju, mida sa saad teha, et nagu ennetada seda. No, aga ma arvan, tihtipeale on ja kui ma räägin jälle enda kogemusest, et kui ma ei teadnud, mis ärevus on ja see, kuidas ma reageerisin, et kõigepealt ma pidin nagu ära reageerima on ja selle läbi elama. Ja kui ma olin selle läbi elanud need situatsioonid, siis mul oli, ma ei taha enam mitte kunagi niimoodi tunda. Ja ma hakkan seda rohkem tähele panema, siis ma hakkasin uurima selle kohta. Ja noh, muidugi mis on minu jaoks on väga suur osa minu elust on olnud, ongi teraapia, et ma olen teinud psühhoteraapiat viimased 4 aastat ja see on olnud täiesti minu jaoks nagu elupäästja, et saadagi rohkem endast aru, et kus siis nagu mingid asjad tekivad. Ja ärevusega on ka täpselt samamoodi, tegelikult teadlaslikult on ka vist nagu tõestatud, et inimesed, kellel ongi olnud sellised rohkem traumasid elus, et eriti just nagu lapsepõlves on ju mingi lahendamata selliseid traumasid, et nemad on nagu rohkem kalduvad on ju, ärevusele. Ja ärevusele ongi rohkem inimesed näiteks, kes on sellised perfectionist, on ja, kes tahavad olla hästi sellised head ja sellised excellent. Aga jah, ma arvan, et traumadega on siin päris palju nagu seost ja et selline. Ja kui nüüd rääkida seda, et kui ärevus läheb liiga hulluks, et millal on see hetk, et ma peaksin nüüd proovima siis või peaksin pöörduma professionaali poole, kas siis ma ei tea, psühholoogi või psühhiaatri poole või enne vist psühholoogi poole või et kuidas seda hetke aru saada, nagu, et millal peaks pöörduma? Ja vaata, mina olen selle läbi elanud, on ju. Ma võin rääkida enda kogemusest, et see on täpselt nagu iga asjaga või ongi ärevused, hirmud on ju, see on kõikidega natukene nagu sama, et kui ta hakkab takistama su igapäevaelu. Et kui sa tunned, et sa ei taha enam minna, on ju, oma sõbrannadega kokku saama või et sa tunned, et sa pead nagu sundima ennast tööle minema, sa ei ole juba maganud minuga juhtus niimoodi, et täpselt oligi siuke, et väga stressirohke elu on ju, väga stressirohke töö, väga äge kõik on ju, aga väga stressirohke ja see stress kasvas ja kasvas, siis hakkas sellega ärevus kasvama. Ja kui sa sellele nagu nii-öelda õigel ajal ei saa, õigel ajal sellega tegelema ei hakka, siis mis juhtub tihtipeale ongi see, et siis sellest ärevusest tuleb edasi depressioon. Ja täpselt niimoodi minuga juhtuski, et ma üritasin selle ärevusega ja siis tuligi siuke ärevus ja depressioon käivad nagu käsikäes. Ja selline lihtne vastus sellele on see, et kui sa ei tegele sellega, siis sa võidki langeda depressiooni ja minu puhul oli ka, et ta läks ikka väga sügavaks. Et ma kukkusin ikka nagu päris sügavasse auku ja kui ma räägin sügavast august, siis ongi konkreetselt sellised mõtted olid, et oleks
oleks lihtsam, kui mind ei oleks siin maailmas, on ju. Et sul on nagu, sa oled juba nii ärev, et sa lihtsalt tahad täpselt nagu need mingid loomad on, kes panevad pea liiva alla ja ütlevad, et ma ei ole siin, mind ei ole. Et nagu lihtsam on sellepärast, et see on nagu nii overwhelming, see, et noh, ja ütleme ausalt, on ju, et noh, mitte, et ma oleks plaaninud, et sa nagu ei plaani enda enesetappu, noh, aga see on nagu sellised mõtted, et su elu ongi nagu lihtsam, sellepärast, et kui sind ei oleks siin ja siis sa vaatad ümber ringi, noh, tegelikult väga-väga paljud inimesed ja noored ja väga paljud arstid näiteks, et täpselt samamoodi, nad on nii suure stressi all ja siis stressist tulevad täpselt samamoodi ärevus, depressioon ja ka enesetapud, et selline lihtne vastus ongi, et kui sa ei tegele sellega ja kui sa ei otsi abi, siis see kõige hullem ongi, et sa lihtsalt, sind ei ole lihtsalt enam, et kas siis, või siis saad mingi närvivapustuse või, et noh, tõsine, see on tegelikult hästi tõsine on see. Ja siinkohal ka, nagu ma tahan öelda inimestele, et noh, praegu ma saan sellest rääkida, on ju, aga võib-olla aasta aega tagasi, kui ma mõtlengi, et kus ma olin aasta aega tagasi, kus ma olen praegu, siis jah, tõsine on see, et ärge nagu oodake sellega, kui tunnete, et on abi vaja. Ja kui nüüd minna hirmude peale üle, et siis kuidas on ärevus ja hirmud omavahel seotud? Hirmud on, noh, tegelikult nad on ju seotud väga palju, aga neil on selline erinevus on, et hirmud on, ma ei tea, et ma kardan näiteks mingit ussi või ma kardan mingit teatud asja, on ju, et näiteks kui ma kunagi, ma ei tea, kukkusin rattaga, on ju, siis ma tean, mis see on ja ma kardan rattaga uuesti sõita või ma kardan kõrgust, et see on selline asi, mida me teame, et me kardame. Aga ärevusega on see, et on see teadmatus, on ju, et me oleme ärevad enne mingit üritust või enne mingit, et ärevus on rohkem nagu see, et see tekitab meil sellisest seda just nagu teadmatuse, et mis olukorras me oleme või mis võib tulevikus juhtuda, on ju. Väga paljud lapsevanemad näiteks, kellel on lastel mingisugused tõsisemad sellised haigused, on ju, mida nad siis küll ravivad ja kõik on kontrolli all, aga nad ei suuda nagu mitte mõelda selle peale, et mis võib juhtuda siis, mis võib juhtuda, kui mind kodus ei ole, mis võib juhtuda. Et see on nagu see vahe. Aga nad on seotud sellega, et kui me anname neile mõlemale, kui me anname neile nii-öelda tähelepanu ja aega, et me nagu keskendume sellele, et ma olen, et see täpselt samamoodi, et need hirmud võivad ka niimoodi lõpuks minna, et alguses ei julge või ei taha minna oma sõbrannadega kokku saama ja kuni selleni, et sa ei lähegi võib-olla kunagi enam kodust välja, et väga palju inimesi on näiteks, kellel on need täielik, nendest hirmudest on tekkinud see anxiety, nad ei suuda oma kodust välja minna. Et jah, et see on nagu see vahe. Aga näiteks mõelda selle peale, et ma olen õppinud seda, et küsimuste küsimine on nagu hästi hea tööriist ja just nagu endalt küsimuste küsimine. Et kui me näiteks olemegi hirmul või ärevad, et siis milliseid küsimusi me peaks endalt küsima, kas sul on mingisuguseid nõuandeid, et kuidas sellises olukorras ennast siis nagu maha rahustada? Ja esimene samm, tead, mis kõige esimene samm on see, et pane endal 2 jalga maha ja pane endal käsi nagu siia. Et see on nagu vaata selline rahustamine, on ju, et sul on nagu jalad maas ja sa oled nagu grounded, on ju. Ja küsimused ongi nagu see, et sa nagu hinga ja lase nagu sellel hirmul olla, lase sellel ärevusel olla ja siis küsi, et okei, mida ma tunnen või kus see nüüd tuleb, on ju. Et ürita nagu endast aru saada või et mida ma täpselt kardan, et okei, mul on nagu hirm, on ju. Okei, kus see siis nagu, kuidas see nagu väljendub, on ju, et mul on umbes, ma ei tea, et nagu rääkida endaga natukene sellist nagu dialoogi teha, täpselt nagu teeksid lapsega. Et räägi, et tihtipeale, on ju, need hirmud ja need ärevused, need on see väike lenne või on ju, et jah, et nagu küsidki, et kust see nagu võib tulla või millega see on seoses ja kuidas ennast maha rahustada on alati see, et okei, kõik on okei, kõik on hästi, ma olen siin.
täpselt nagu rahustaks kedagi teist ja eriti last, et oled siuke hästi hell ja armas enda vastu ja noh, ta on natukene siuke klišee on ju, aga et ongi hoiad ja kuulad ennast ja siis need vastused tulevad sulle ka, kui sa hingad ja annad aega. Ja nagu räägiks kellegi teisega, see on tegelikult hea point, et me ju tihtipeale ütleme teistele inimestele väga hästi ja teemegi komplimente ja ütlemegi teistele hästi, aga ennast nagu unustame ära sealjuures, et siis võib-olla äkki see hetk aitaks, et sa ütledki endale, et okei, kuidas minu parim sõber näiteks ütleks mulle praegu, et ta ütleks ka, et Agnes, et see on ülilahe, mis sa teed või Agnes, sa saad hakkama, et ma tean, et sa suudad, et võib-olla see asi siis on ka huvitav point, nagu mis välja tuli. Ja see on nii, vaata, sul on nii õigus, et me oleme enda vastu nii kriitilised ja kui me suudaksime, ma arvangi, et nagu vastus nii paljudele küsimustele, kui me räägime nagu üldse üks enesearengust, ongi see, et kui me suudame enda vastu olla, me suudame nagu armastada ennast ja olla enda vastu siuke kind ja caring ja hoida ennast ja nagu, et see oleks jah, siuke vastus. Armastus on vastus hästi paljudele asjadele ja enesearmastus, et see on kerge, aga me saame seda teha. Ja. Nüüd, kui rääkida siis sellest petja sündroomist või imposter sündroomist, et kas sa oskaksid seletada, et kuidas seda nagu defineerida või et mis asi see täpselt on? Imposter syndrome on selline nagu fenomen, aga põhimõtteliselt ma räägin jälle enda kogemusest, et mida minu puhul on see olnud selline, mida edukamaks ma olen saanud, mida rohkem mul on ju mingeid haridusi ja asju, seda rohkem ma kahtlen endas. Et see on täpselt siuke tunne, et sa teed näiteks mingit koolitust või sa teed mingit ettekannet või sa oled kuskil mingis komisjonis on ju mingisugune nõunik, sind kutsutakse ja märgatakse, ja siis sa ise tunned, et oh my god, et see on nagu siuke fraud on sul kogu aeg käib siin, et tunned, et oh my god, et nad umbes kutsusid küll mind, aga no ma ei tea, et järgmine kord nad saavad küll umbes teada, et tegelikult ma ei ole nii tark, kui nad arvavad, et ma olen või tegelikult on jah. Et selle kohta on hästi hea, üks philosopher ütles, Bernard Russell ütles, et umbes probleem maailmaga on see, et kes on sellised rumalad ja fanaatikud, et nad on nii kindlad endas ja mida targemad inimesed on, seda rohkem nad nagu kahtlevad endas. Et imposter syndrome on, seda esineb hästi palju, seda on hästi palju just akadeemias, näiteks mina olen töötanud akadeemias ja täpselt samamoodi professorid, inimesed, kes on umbes välja mõelnud ravimid, kuidas ravida, ma tea, malaariat või siis enneaegseid lapsi päästa või mida iganes, kes on nagu saavutanud siukseid asju. Neil on iga päev täpselt samamoodi, et nad kahtlevad kogu aeg, et noh, et umbes, et see ei ole tõsi, et see ei saa umbes tõsi olla, et see on siuke enda võimete kogu aeg siuke alahindamine. Et noh, et jumala eest on ja et raudselt on keegi, kes oskab paremini rääkida. Noh, täna mul täpselt samamoodi on ja ma ei ole, esimesed asjad on, aga ma ei ole mingisugune, ma ei tea, meditsiiniline ekspert ja ma tulen siin rääkima ärevashäirest on ja. Siis on, come on, vaata, mis sa oled läbi elanud, come on, vaata, mis inimestega sa oled töötanud, mis research teinud on ja et see ei ole tõsi. See on siuke vale uskumus nagu enda kohta ja see on, noh, jah, see on päris siuke raske elada sellega, kui sa võtad seda vangi, et kui sa nagu lased sellel endal nagu võimu võtta sinust üle. Just sinu näidete kohta mõtlesin, et enneaegsed lapsed ja malaaria ja akadeemikud, kes ju avaldavad ju uurimistöid ja nii edasi, et mulle tundub, et seal on vist mingisugune seos äkki vastutusega või? Et kui sa midagi teed, sa võtad mingi riski või sa oled millegi eest vastutav, et siis äkki tekib see mingisugune sündroom, et kas ma suudan olla, võib seal olla mingi seos? Jah, selles ma ei ole mõelnud selle peale, aga ja on kindlasti, sest vaata, mida rohkem on ju, sa nii-öelda endale nime teed, on ju, ütleme, et kui me räägime akadeemiast, kui ma mõtlen enda karjääri, on ju, mida rohkem edasi liikusin, seda rohkem nagu inimesed ütlesid, et näed, Lenne on ekspert sellel alal ja minge Lenne juurde.
ja siis seda rohkem hakkab nagu seda tekkima ja seda rohkem sa mõtled, et oh my god, et ongi, et sul on nagu see vastutus, et sa oled seal komitees on ja sa annad nõu ja siis inimesed võtavad seda nõu ja konkreetselt on ju, teevadki nii, nagu sina ütled ja siis sa mõtled, ma ei tea. Faktid on see, kui sa vaatad enda CV-d ja kui ma vaatan enda kogemust, siis faktid on see, et loomulikult see nõu, mida ma annan, et on absoluutselt on see ekspertnõu, aga lihtsalt see tunne, et hästi paljud imposter syndrome'i on täpselt samamoodi jälle need perfectionist, et me ei ole kunagi rahul, et alati võib parem olla, alati peab parem olema, alati peab andma 400% endast. Mina kutsun ennast nagu siuke recovering perfectionist. Et jah, aga tead, nagu kõikide asjadega on, imposter syndrome'iga on täpselt samamoodi, et tegelikult tal on väga palju positiivset külgi ka, et kuna mina elan selle imposter syndrome'iga kogu aeg, ma tunnen, ma tean teda, me oleme sõbrad, et ma ei ürita talle kuidagi mingi kaant peale panna, et ongi, et on siin, et siis väga palju näiteks, ma kontrollin näiteks, mida ma teen, on ja et ma ei kontrolli kui ennast, aga seda, mida ma nii-öelda välja annan. Et see on selline ja pidev selline, ütleme, ma arendan enda konsultatsioonifirmat, et ma ei saa, et kui mul ei oleks sellist imposter syndrome'i natukene, et siis ongi, et võib-olla ma teeks mingi paar koolitust ja siis lihtsalt istuks oma loorberi lehtedel, on ja, et nii saab ka. Aga kuna mul on see, siis ma pidevalt vaatan, mis on kõige värskem informatsioon praegu, et ma arendan ennast kogu aeg ja ma liigun edasi, et tegelikult on positiivne. Et see võib nagu mingit moodi olla nagu edasiviiv jõud, on ju, et mida, ja see ka, nagu sa enne mainisid, mida rohkem ma tean, seda vähem ma tean, et see on hästi huvitav siuke fenomen. Rääkides enesekindlusest ja imposter sündroomist, et kas need on ka omavahel seotud? No, neil on ka natukene jälle mingi väike vahe on, et enesekindlus on see, et ma teen mingit asja, et enesekindlus on see, et kui ma ei ole näiteks kunagi teinud avalikku ettekannet, siis ma ei tunne ennast enesekindlana. Ja siis ma pean harjutan 1, 2, 3 korda, et seda enesekindlust nii-öelda tõsta. Või siis näiteks on ju, sa oled sõudja ja sa õpid alles sõudma, et alguses sind vette ei lasta, on ju, alguses sa õpid nagu kõik need liigutused ja kõik asjad selgeks ja nagu sind vette, et sest sul ei ole seda enesekindlust, sest sa arvatavasti kukud seal paadis ümber alguses, on ju. Et see on nagu enesekindlus. Aga imposter syndrome on nagu siuke, ta on nagu vale arvamus või vale arvamus sinust endast, sest et sa oled nagu väga suuteline seda tegema, sa teed kõiki neid asju, sa oled suuteline tegema veel rohkem, aga su arvamus on lihtsalt liiga nagu madal endast, et keegi teine äkki oskab paremini või ma arvan, et see hästi siuke ühine kõikidel, kes tunnevad seda, sul ongi konkreetselt siuke tunne, et keegi nagu varsti avastab, et sa oled tegelikult nagu petnud neid. Et sa tegelikult nagu, ja siis sa käid sellega, siis vahest ongi nagu siuke tunne, et see on nagu see siuke väike erinevus minu puhul on jah. See Kaja Kallase artikkel petja sündroomist ta kirjutas ka ja ta rääkis seal sellest, et naistel ja meestel võib see nagu erinevalt olla, et naistel tihtipeale võib seda olla rohkem. Ma ise täpselt ei tea, et kas sul on mingeid mõtteid selle kohta? Tead, see on siuke keeruline teema natukene. Ma ei tea, et me saaksime öelda. See on see minu siuke scientist, kellega siukene pool on ja härt on mul peas. Et ma ei tea, et saaksime päris öelda niimoodi, et meestel on seda vähem kui on naistel. Et tegelikult ma arvan, et see täiesti oleneb situatsioonidest. Mina olen näiteks kohtunud väga palju mehi, väga kõrgetel kohtadel täpselt samamoodi, kes elavad sellega iga päev. Et ma lihtsalt arvan, et naised ja mehed saavad erinevates situatsioonides, et meil on mingid tugevused ja mingid nõrkused, et näiteks kui ongi, et kui näiteks meeste siukest töökust või seda meeste performance on ju kritiseeritakse vaata hästi tugevalt, siis me teame, et mehed tegelikult elavad seda palju hullemini läbi kui naised. Et kindlasti mingi vahe on väga palju on ju tõestatud seda, et mehed üldjuhul on siuke üle enesekindlad on ja neil on siukest seda enesekindlust on neil rohkem, et kui me rääkisime ennem sellest,
et kui sa lähed tegema presentatsiooni ja sa ei tunne ennast enesekindlana, siis ütleme, stereotüüpiline naine harjutab seda 20 korda, mees teeb paar korda ära, ütleb, käib küll. Või kandideerib töökohtadele. Et hästi palju ongi nagu teadust tehtud selle kohta ka, kus on näidatud seda, et kui mees kandideerib töökohtadele, kui ta umbes 60% või 50% sellest tööst enam-vähem teeb, ta esitab selle kandidatuuri, aga naiste puhul on üldiselt niimoodi, et ta 99 või 95% oskab sellest, on kõik teeb niimoodi tik-tik-tik-tik-tik, ma oskan ja siis seal on mingi väike asi, siis ütleb, aga kuule, ma seda ei oska, ma ei saa kandideerida. Et see, aga jah, et on meestel ja naistel on vahe. Ma ei julge väita seda, et mehed võivad seda vähem kui naised või naised rohkem kui mehed. Oleneb inimestest, oleneb situatsioonidest. Vahepeal ütlen, et kõik võivad küsida oma küsimusi. Meil on Mari-Annelt üks küsimus, vahepeal ma küsin, kui me edasi lähme veel, et mis on kõige lihtsamad eneseabivõtted sotsiaalse ärevuse korral? Hingamine on kõigepealt et siuke korralik hingamine, vaata, et kui sa hingad, siis siuke kõht ka liigub ja niisugune. Ja siis on nagu jälle siuke endaga rääkimine, et kui sul ongi siuke sotsiaalne ärevus, et siis nagu istudki maha ja küsid, et okei, et mida ma siis kardan. Ja siis, kui mul on see ärevus on nagu nii tugev, et siis me saame nagu, üks on see, et mida ma kardan, kus see võib mul tulla, mis on esimene kord üldse, mida ma mäletan, kui ma tundsin ennast sotsiaalsena ärevana. Ja tihtipeale, mis juhtub, on see, et siis see viib sind kuskile lapsepõlve tagasi. Ja siis sa näed, et seal oligi lapsepõlves, võib-olla oli mingisugune trauma või isegi võib-olla midagi, mis sind mõjutas. Ja siis sa saadki nagu näha, et see, mida sa tegelikult tunned, see ärevus võib-olla praegu, et võib-olla sa oled lihtsalt toonud selle mineviku endaga kaasa. Et tihtipeale on kui me niimoodi teeme nagu sammud tagasi, et vaatame, et kus see tuli, et siis me näeme, et okei, see juhtus seal lapsepõlves. See on mälestus, see ei ole enam tänapäev ja et meil on valik, et kas me jääme sinna minevikku või me tuleme siia tulevikku, ütleme, et okei, see juhtus mul lapsena, ma olen nüüd täiskasvanud inimene, ma oskan juttu rääkida, mõtled kõikidele nendele situatsioonidele, kus sa oled suhtlenud inimestega ja liigud edasi ja päeva lõpuks on see, et kui sa lähed ja sa tõesti tunned ennast ebamugavalt, sul on õigus igal ajal öelda, ma lähen ära või ma ei, mul tuli üks lugu meelde, mul on üks sõbranna, üks hästi hea sõbranna ja siis temaga oli niimoodi alati, et kui me käisime kunagi pidudel, kui ma elasin Inglismaal, siis ta pidevalt lihtsalt nullist läks minema kunagi. Siis meie alati mõtleme, et huvitav, mis tal viga on, ta ei taha umbes meiega olla peol, et nii naljakas, et ta nagu niimoodi teeb. Aastaid hiljem me rääkisime sellest ja tuli välja, et tal on täielik sotsiaalfoobia ja tal tekibki, ta peabki nagu ära minema ja ta ei julgenud sellest rääkida, sest ta arvas, et ta on ainuke. Ja see, et me nagu rääkisime nagu üksteisega sellest, et nüüd ma tean, et kui me käisime reisil, ma tean, et ta peab minema umbes mitu korda, peab minema koju WC-sse, sest ta tunneb, et ta peab minema WC-sse, ma saan sellest aru ja nüüd me naerame selle üle, et ma panengi, et ainult kontrollisid 3 korda, kas see on uks lukus, mida need kontrolli üks kord veel, et siuke rääkimine, teistega rääkimine on ka nagu hästi siuke jagamine, vaata, on ju, kui sa jagad kellegi teisega, ütled, et kuule, et mul oli ka nagu täielik siuke anxiety, enne kui ma laupäeval läksin. Jaa, absoluutselt. Ja tegelikult ongi see, et miks ma eriti seda tänast webinariga ootasin, et me just saaksimegi rääkida ju ausalt. Et mul on ärevus, sul on ärevus, kes sa kuulad meid, sul on ka võib-olla ärevus, kui sa siin oled ja sa otsidki abi. Ja tegelikult teinekord lihtsalt keegi sõber kutsub välja, ja sul on sellel hetkel mõtled, et ma ei tea, mis olukorda ma satun, et ma ei julgegi minna. Et siis tegelikult
mis siis on kõige hullem asi, mis saab kõige hullemat juhtuda, kui sa ütledki sellele sõbrale, et kuule, et mul on ärevus, et ma selles olukorras või sellesse kohta minnes ma lihtsalt kardan näiteks. Et kas sa saad seda, oskad sa seda mõista või suudad sa seda mõista või et saame sellest rääkida või midagi, et ollagi nagu aus, sest et muidu tekibki see, et no, et miks ta siis ära läks peolt, et kas minus on asi, et kas mina tegin midagi valesti ja kas ma ütlesin midagi valesti või midagi, et siis see nagu lõikab selle koha sealt vahepealt ära ja et ollagi selles mõttes lihtsalt rääkidagi asjadest. Nagu meiegi rääkisime, jah, me läksime koos Forward Space üritusele ja mõlemad me olime kodus enne seda ärevad, sest et sotsiaalne keskkond, mitte uued inimesed, tegelikult me teame kõiki inimesi, mitte midagi ei juhtu, aga lihtsalt see on nagu mingisugune asi, mis juhtub inimestel, mingi reaktsioon, mis tekib ja mis on tegelikult okei ja millega igaüks saab omal iseendaga tegeleda, aga jah, see on nagu üli hea point sinu poolt. Ja. On veel küsimus? Praegu küsimusi ei ole, aga mul on endal tegelikult siin veel terve rida küsimusi, mida ma igaks juhuks vahepeal jätsin vahele ja meil tegelikult on mõneks küsimuseks veel hetk aega. Ma korra otsin üles. Nii. Kas hirmudele vastu seismise osas? Et me seda nagu nii palju vist enne me ei rääkinud, aga et kui mingi hirm on, et siis öeldakse ju, et sa pead hirmul vastu seisma, et tegema siis midagi selles mõttes, et kas ma peaksingi siis minema mingit ämblikut paitama või peaksingi ennast sinna olukorda panema, võib-olla see tekitab veel palju hullema reaktsiooni. Et kas sul on oma kogemus sellist, et kus sa läksidki lõpuks kohale või tegidki oma selle mugavustsoonist välja astumise, et mis siis see reaktsioon lõpuks oli või mis see olukord siis lõpuks nagu oli, et mingit sellist kogemuslugu äkki? Mul tuleb kohe meelde, et üks hästi vana raamat on üks esimesi enese arenduse raamatuid, mida ma kunagi lugesin, oli Feel the fear and do it anyway. Ja see on üks selline quote, mida ma kannan endaga kaasas, aga nüüd ma olen seda natukene nagu moondanud, et samm-sammu haavalt. Et jaa, absoluutselt elu toimub mugavustsoonist väljaspool. Aga kui me teeme liiga suure sammu sellele hirmule vastu astudes, et siis me tegelikult võime traumeerida nagu ennast veel rohkem. Ja väikeste sammudena, et siis ma ei tulegi praegu, et mul pea läks natuke tühjaks näidetest, et need hirmud on olnud nagu nii palju. Ämblikud ja kõik siuksed, need ongi nagu võib-olla mingi foobia, et võib-olla nagu saadagi aru, et kus see tuleb, et kui ma praegu mõtlen, et mul on usside vastu täielik, et ma hakkan Aga siis ongi äkki, et lähed loomaaeda ja lihtsalt vaatad neid sealt klaasi tagant. Ja tegelikult tuli üks küsimus ka ja see samm-sammult vastus on juba, ma arvan, täiesti piisav. Nii et aitäh sellest, aga Timo küsib ja nüüd loen ette. Kas lähisuhted põhjustavad ärevust ja tekitavad põgenemismõtteid sellest suhtest? Ühest küljest võib ärevuse tekitamine olla kommunikatsioonierror ja seega lahendatav, aga millal on see hetk, kus ikkagi tulebki laiali minna, üksteisest eemalduda, nii-öelda kuidas tunda ära neid punaseid jooni? Ja inimestega absoluutselt lähisuhted, see on hästi keeruline. Aga olles seda öelnud, üks asi, mis mul tuleb kohe meelde, mida minu enda, mul on ju psühhoteraapist ja siis mul on ka coach, mu coach alati ütleb mulle, et mitte keegi ei saa oma käitumisega nagu sulle haiget teha või sind ütleme, et nagu ärevamaks teha, et see, et mis nagu meie käitumist ja sellist ärevustaset ja kõike hullemaks teeb, on meie enda see mõtlemine, et on mingi situatsioon, on see lähisuhte, see inimene näiteks on, ma ei tea, tema teod või ongi sellist nagu, ma ei tea, ei sobi ja siis me tunneme ennast ärevana, aga
põhimõtteliselt, kui sa lased inimesel endale nagu liiga teha, siis see tegelikult on juba et sa lasid juba tal endale liiga teha selles mõttes või? jah, ja see on nagu see, et see on meie mõtteprotsess on ju, et see inimene nagu tekitab must nagu täielikku ärevust. Et siis ongi see, et sa ei lähe seda inimest muutma, et palun ära tee niimoodi. Kui sa teeksid niimoodi, siis ma oleks vähem ärev või kui sa käituksid niimoodi, siis mul oleks parem. Et jäta see inimene sellest equationist üldse välja ja fokusseeri endale. Et okei, see inimene toob mus välja mingisugused käitumise, mingid tunded on ju, väga ärevustunded. Huvitav, kust mul see tuleb. Ja hakka endaga tööd tegema. Et ma arvan, et see lahkuminek ja millal inimestest nagu lahku minna, et see on niisugune viimane ressurss on ju. Aga number 1 on see, et hakka endaga tegema tööd, küsi abi, räägi on ju inimestega, professionaale, väga palju on juba Eestis ka on abi ja siis vaata, kuidas see läheb. Hästi palju, üks asi ka on ja mina olen hästi selline inimene, et ma olen õppinud seda elus, et kui tekivad mingid situatsioonid, näiteks kui keegi tekitab mul mingeid tundeid, näiteks mingeid negatiivseid tundeid või mingit niisugust viha või seda tihti ei ole, aga kui see situatsioon on, siis alati nendel inimestel on sulle enda kohta midagi õpetada. Ma ei tea, kui palju see aitab, aga sellised nagu mõtted, et ja teatud inimeste juuresolek ongi niisugused ärevused, aga kui sina saad abi ja kui sina nagu muudad ennast või kui sina nagu jõuad selleni, et kus see tuleb ja kui sa tunned, et see ei muutu, siis absoluutselt mõned inimesed võib-olla on ka sellised, kes nagu imevad sealt vaata kõik niisuguse energia ära ja et mõned inimesed ei ole loodud koos olema energiat, et sa pead olema õnnelik ja sa pead tundma ennast hästi igas lähiskonnas, et sa oled väärtustatud ja et sul on hea olla. Jaa, aitäh. Kuna meil on ainult 3 minutit veel lõpuni aega, siis ma kiirelt veel küsin Lenne, et kas sul on mingisuguseid raamatusoovitusi, mingisuguseid podcasti soovitusi või midagi sellist, mida anda kaasa veel tänastele kuulajatele? Jaa, mul on hästi palju lugenud igast asju. Üks esimene raamat, mis mul tuli kohe meelde, mis muutis minu elu hästi palju ja enda arusaama endast, oli Susan Cain, mul on kõik raamatud on inglise keeles, Susan Cain Quiet ja see Quiet, see on sellest, et introvertidest ja ekstrovertidest, et kuidas me elame sellises maailmas, kus nii-öelda ekstroverdid ja enesekindlad inimesed, kes ennast niimoodi poodiumile, neil on niimoodi kerge upitada, et nad nii-öelda juhivad maailma. Ja see aitas mul hästi palju nagu näha sellist tõelist tugevust, siuke introvertide tugevust ja aitas mul endast aru saada, et miks mul näiteks tekkis ka see ärevus läks hullemaks, oli see, et kui mul oli vaja siukest introvertset aega, et siis kuna ma olin nagu kasvanud üles siuke ekstrovert, et Lenne on ikka siuke tore ja lõbus ja seltskonnas räägib juttu ja Lenne peab olema, et siis tegelikult sisimas mu introvert tahtis ammu juba kuskil kapis istuda. Et see aitas mul hästi palju. Brené Brown on üks Ameerika social scientist, kes teeb hästi palju tööd vulnerability, kuidas on vulnerability eesti keeles? Haavatavus. Ja haavatavus, mis on ka, ja see kõik see ärevus ja kõik need lähevad sinna, et teda ma soovitan, need podcastid on hästi huvitavad. Ja tal on TED Talk ka isegi, selle kohta ma olen vaadanud, see oli väga-väga äge. Mis veel? Nüüd on juba peast sain paar niisugust podcasti, ma saadan sulle selle lingi, üks tech kutt, kes tegi ka põhimõtteliselt ka üli edukas ja järjest mida edukamaks sai, seda rohkem õppis seda, sai nagu sellest imposter syndrome'i. Aga me võime niimoodi teha, et saame Facebooki ürituse alla näiteks postitada veel, sest et ma tean, et sul on jagada tegelikult päris palju neid raamatuid ja podcast'e ja asju. Et aga kuna meil on 1 minut, siis meil kohe lõpeb ära. Seega ma tahan öelda sulle suur aitäh, Lenne, et sa jagasid oma kogemust ja oma mõtteid ja see oli lihtsalt nii lahe vestlus sinuga. Et aitäh sulle.
aitäh sulle, et nii, tegelikult oli hästi tore oli nagu valmistada ette, et ongi tihtipeale, vaata, me ei mõtle selle peale, mida me tunneme ja mida me läbi elame. Ja see on nii oluline, et minu jaoks oli ka see hästi, oligi siuke avav ja siuke tore oli nagu enda jaoks seda kõike nagu mõelda ja jagada ja nagu ma ütlesin, siis mul on hea meel jagada inimestega, kui see aitab inimesi, on ju, et hea meelega olen siuke avatud raamat ja kui kellelgi on, tahavadki rääkida, siis nagu võivad võtta julgelt ühenduses, ka siis Facebook või siis email või midagi. Ja super. Ja aitäh kõigile, kes kuulasid ja kes küsimusi küsisid ja näeme siis juba järgmistel webinaridel. Aitäh, Ledna ja tšau! Tšau, hoidke ennast!